Tere! On 7. mai 2025 kell 16.00 kohaliku aja järgi Strasbourgis Euroopa Parlamendis. Eestis on kell juba 5 õhtupoolikul. On kolmapäev ja teeme nädala ülevaate siit täiskogu istungitelt, mis toimuvad igal kuul 12 korda aastas, just nimelt selleks, et 4 päevaks kogu parlament Brüsselist kolida siia tuhandete ametnikega, kõikide paberite dokumentidega, kuna nõnda on aastakümneid tagasi kirja pandud Euroopa Liidu aluslepingutesse, mis on ju pühamad kui piibel Euroopa Liidu jaoks. Igastahes minu jaoks hakkab nädal lõppema, kuna täna õhtul juba ehk kolmapäeva õhtul lendame tagasi Eestisse, kuna homme ehk neljapäeval, kuigi veel toimuvad mõned hääletused ja toimuvad mõned debatid, aga Eestis on lihtsalt toimumas lasteaia väljasõit, kus üks vanem saab või peab kaasa minema ja ma pigem eelistan lasteaiaüritusi kui vahel kõige hullematega vaielda. Aga on toimunud vaidlused ka viimastel päevadel siin, sest see on meie töö osa, et kaitsta Eesti huve, meie valijate huve ja erakonna huve, siis peab olema siin aktiivne ja tegema seda, mida keegi teine ju Eestist valitud ei tee. Igastahes eile hommikul ehk teise hommikul põhidebatt oli meil selle üle, et kuidas peaks Euroopa Liit vastama Ameerika Ühendriikide poolt seatud tollitariifidele. Kuna Ameerika Ühendriigid nüüd Trumpi juhtimisel üritavad tagasi tuua jõuliselt siis tootmist Ameerikasse, mis on täiesti arusaadav, ja üritavad saada siis omalt poolt positiivse bilanssi kaubandussuhted näiteks Hiinaga, kuna hetkel piltlikult öeldes siis Ameerika Ühendriigid ostavad palju rohkem kaupu Hiinast, kui ostab Hiina Ameerika Ühendriikidest. Ehk Hiina on kõvasti ülekaalus, Ameerika on alakaalus. Ja samamoodi teatud tootegruppidel on probleeme Euroopaga ja ilmselgelt Ameerika üritab oma majandust siis käima lükata ja saavutada paremat positsiooni, aga see mingil määral muidugi tuleb Euroopa arvelt, paratamatult. Aga minu sõnavõtt, ma vist olin, äkki oli keegi veel eestlastest, aga mina olin kindlasti meie konservatiivide ja reformistide poliitfraktsiooni poolt. Kui ma kõnelesin, siis minu sõnum oli see, et kui on tollitariifid Ameerika poolt seatud Euroopa Liidu riikidele, siis me ei pea mitte seadma mingit tariife vastu ainult Trumpi karistamiseks, vaid me peame aru saama sellest, et kuidas oma enda majandus käima tõmmata. Ehk et me oleme niivõrd haavatavad globaalselt sellepärast, et me ei arvesta ülejäänud maailma tegusid. Meie teeme siia rohepööret, mille maksavad kinni tavalised tarbijad, ka kõige vaesemad tarbijad, meie ettevõtjad, kes loovad töökohti, loovad rikkust, loovad väärtust, mida siis ümber jagada sotsiaalsfääris. Aga me teeme rohepööret, et võidelda mingite kliimamuutustega. Euroopas, kus elab umbes 7% maailma elanikkonnast ja umbes ka 8% CO2-st, ehk siis kurjast CO2-st, paiskame meie õhku, umbes 8%. Aga sellest hoolimata me maksustame palju kõrgemalt fossiilseid kütuseid, me maksustame lennukitransporti, me maksustame tavaliste autode müüki, me tahame keelustada bensiini- ja diiselmootoritega autosid, me tahame teha põllumajandustooted kallimaks, et umbes, et lehmad peeredaksid vähem. Et me oleme teinud kõik palju regulatiivsemaks ja kallimaks, mis tapab meie majandust ja siis, kui ameeriklased panevad mingid tariifid peale, siis kogu Brüssel oigab, ähib ja ohib, et appikene meile tehakse liiga. Ja nüüd on häda selles, et kui Euroopa Liit tahaks karistada Trumpi vastutariifidega, siis kõige rohkem kannatab sellest hoopis Euroopa Liit ise, sest et Ameerika Ühendriigid on piisavalt suveräänsed oma kaubandussuhetes, et kui meie paneme siis tariifid mingitele, ma ei tea, Harley Davidsoni mootorratastele või viskile, mis tuleb USA-st, siis kõige rohkem kannatab sellest hoopis Euroopa tarbija, mitte Ameerika Ühendriikide tootjad. Et seega vastutariifid ei ole majanduslikult mõistlikud, kuna me maksame selle ise hoopis palju räigemalt kinni, vaid me ise aru saama, et kuidas Euroopa majandus käima lükata ja loomulikult oma sõnavõtus, nagu alati, toon ma välja ka konkreetsed lahendused, mida peaks tegema. Kahjuks küll siiamaani föderalistid ja vasakpoolsed ei taha sellest aru saada, sest et millal varem mõni vasakpoolne föderalist on millestki aru saanud. Ei olegi, aga me peame vähendama regulatiivsust, vähem direktiive, rohkem vabadust, rohkem usku meie ettevõtjatesse, et neil oleks motivatsiooni ja võimalust tekitada innovatsiooni, luua töökohti, tegeleda tootearendusega, mis loob lõpuks rikkust ja seda rikkust me saame alles siis ümber jagada, ma ei tea, haiglasüsteemis, sotsiaalsüsteemis või pensioniteks või teede ehitamiseks või kaitsevõime arendamiseks. See on see alus, kust tuleb rikkus majandusse. Selle järel olid meil hääletused, ei midagi erilist teile ei olnud, küll aga täna ehk kolmapäeval olid põnevad hääletused, kuna siis tavaliselt paar aastat hiljem tuleb Euroopa Parlamendil anda heakskiit ka Euroopa Liidu eelarve täitmisele tagantjärgi. Ja natuke oli eile, aga täna oli põhiliselt üle tunni aja siis hääletusi
päeval selle üle, et kas Euroopa Liidu eelarvet 2023. aastal on korrektselt täidetud ja see eelarve täitmine tähendab siis kõikide Euroopa Liidu asutuste, organisatsioonide, kõikvõimalikete ühenduste eelarvete täitmine. Loomulikult siis see on poliitiline hinnang, et kas eelarvet on täidetud läbipaistvalt, korrektselt, mitte korruptiivselt, eesmärgipäraselt, tõhusalt. Aga samas ma võin teile öelda, seal hääletuspakettides, mis meil oli ikka korralikult jama. Seal me hääletame selle üle, et kas näiteks välispiiride organisatsioon on täitunud eelarvet 2023 õigesti. Ka sellised organisatsioonid, mis tegelevad näiteks, audiovisuaalsete Euroopa Liidu riikide ühingute koostöödega ja tõhustamisega. Ma võin isegi vaata täpsemalt piltide pealt järgi, siis ma tegin loomulikult huvi pärast tegin neid pilte, et mis on meil üldse olemas. Näiteks meil on mingi Euroopa panganduse siis ühendus, seal on tohutult palju bürokraatlikke ühendusi, kes kõik tegelevad mingite asjade reguleerimisega, kontrollimisega, ülevaatamisega, suhtlemisega ja mille loomulikult maksab kinni Euroopa maksumaksjad ehk Euroopa ettevõtjad. Ja enamus juhtudel ma ajasin muidugi vastu, sest et minul ei ole võimalik üle vaadata, et kas 2023. aasta eelarve täitmisel kõik need sajad või tuhanded Euroopa Liidu asutused, organisatsioonid ka päriselt tegid seda või tegema pidid, sest et ma olen enam kui kindel, et suur osa sellest rahast läheb tegelikult vasakule selleks, et luua kunstlikud töökohti, ehitada üles sotsialismi, et kõik need siis 10 000 inimesed, kes on kõikide nende ühendustega seotud, mille rahastajaks on Euroopa Liit ehk Euroopa Liidu riikide maksumaksjad, siis kõik need 100 000 või 10 000 inimesed on loomulikult väga föderalistlikult meelestatud, sest kes tahaks ära lõhkuda bürokraatliku süsteemi, kui ta ise võidab sellest kõige rohkem. Seejärel peale hääletusi oli meil ka täna Delfi debatt, kus osalesid Urmas Paet ja Marina Kaljurand peale minu. See peaks olema vaatav homme ehk neljapäeval ja teemadeks olid seal alates siis Saksamaa kantsleri valimine Bundestagis, kus esimeses voorus Friedrich Merz kukkus läbi 310 häälega, aga vaja oli 316 häält, aga siis keegi, kas siis tema enda erakonnast, kristlikest demokraatidest või siis sotsialistide parteist hüppas alt ära, küll aga teises voorus samal päeval sai ta siis kantsleriks ja siis oli muidugi heietamine, et mida me võtame Merzilt, kas asi läheb paremaks, kas temast saab uus Euroopa siis liidernägu, uus juhtisik või ei saa. Siis loomulikult rääkisime AfD-st ehk et siis Saksamaa luureagentuur tunnistas erakonna Alternative für Deutschland, kuidas see oligi äärmuslikuks parteiks või ohtlikuks. Ja muidugi selle üle debateeris Marina Kaljurand kõvasti, kuidas paremäärmuslased ongi tõstmas pead peale Trumpi valimist Ameerika Ühendriikides ja kõik on väga halvasti. Mina oma sõnavõttudes muidugi ütlesin seal debatis, et vabandust, et kui see kõik oleks jama, mida AfD räägib, alates majandusprobleemidest, immigratsiooniprobleemidest, roheäärmuslusest, kui neid probleeme ei oleks, siis mitte ükski erakond ei saaks niisama tühja koha pealt umbes 25% toetust. Kui majandus oleks kõik hästi, kui Saksamaa majandus ei langeks, kui Saksamaa tavalised inimesed ei maksaks kinni roheäärmuslust, kui Saksamaal ei vägistataks pidevalt immigrantide poolt naisi, nagu oli 2016 uusaasta ööl Kölnis, mida siis ligi nädal aega üritati varjata, et mitte jumala pärast tekitada võõra viha ühiskonnas, sest kõik immigrandid Lähis-Idast on ju sõbralikud, toredad kristlased, kes sulanduvad meie ühiskonda. Et kui neid probleeme päriselt ei oleks, siis AfD ilmselgelt ei oleks ka teatud uuringute järgi juba praegu esimesel kohal üle Saksamaa. Ja viimaste Saksamaa valimistel 50% valijatest hääletasid muutuse poolt. Nad tahtsid näha kas AfD-d või CDU-d ehk Friedrich Merzi parteid võimul, mitte sotsialiste, kes on suuresti süüdi kogu Saksamaa allakäimises. Aga seda kõike saate muidugi vaata Delfi debatist, kui soovite vaata paremad palad sealt siis vestlusdebatist. Me üritame võtta ka eraldi välja sotsiaalmeedia jaoks, et te saaksite siis teada neid seisukohti, mida ma olen esindanud küll Delfi debatis või siinsamas parlamendisaalis või hääletustel. Ja lisaks sellele loomulikult väga palju, mis Eesti meediast on läbi käinud viimastel päevadel, et nii nagu ma ütlesin Delfi debatis, ütlema ka praegu seda teemat kommenteerides, et mul on alati olnud õigus, isegi kui osad inimesed sellest alguses aru ei saa, siis pikapeale on pidanud kõik nõustuma, et mul on alati õigus olnud ja oli õigus ka selles osas, kui jaanuarikuus siis Belgia politsei palus
ära võtta minult immuniteet seoses minu vastase süüdistusega, mis oli 2 kuud enne Euroopa Parlamendi valimisi ühe naisterahva poolt, kes kuulub parempoolsete erakonda, mille esimeheks on endine peaprokurör Lavly Perling ja kes süüdistas mind siis, ma ei tea, ahistamises või milles veel. Ja ma ütlesin juba toona, et see on jama, see oligi jama ja tänaseks siis esmaspäeva õhtul täiskogu istungi alguses Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola teatas avalikult, et Belgia ametivõimud on saatnud taotluse tagasi võtta, siis nende eelnev taotlus võtta ära minult saadikupuutumatus, mis tõestab veel kord, et see oli poliitiline rünnak suure tõenäosusega parempoolsete poolt, kes loomulikult praegu ründavad ka näiteks küll Isamaa erakonda, Parvel Pruunsilda, kõiki poliitilisi vastaseid väga räpaste viisidega, aga seda me ei karda mina, vaid me lööme vastu ja lööme tugevamini vastu, nii et meie jääme püsti, aga nemad langevad. Ja mis puudutab muid küsimusi, loomulikult ma saan aru, et avalik huvi on olnud kollases meedias väga kõrge inimestel, siis üldiselt iga inimese eraelu on tema eraelu. Loomulikult teatud inimestel, kes on valitud avalikesse ametitesse, parlamentidesse või on valitsuse liikmed, loomulikult nende eraelu on ka rohkem kajastatav ka kollases meedias, kuid seda ma võin küll öelda, et tihti on inimestel sisse juurdunud stereotüübid või eelarvamused, et alati mehed on need sead ja mölakad ja pahad ja teine pool alati on hell, hea, ilus ja armas. Mina ei hakka avalikkuses lahkama mitte ühtegi eraelulist küsimust, küll aga võin öelda, et kõik, mis hiilgab, ei ole veel kuld. Ehk et on väga palju varjundeid ja erinevad põhjuseid, miks inimestel elud lähevad, nagu nad lähevad. Küll aga olen mina alati üritanud anda endast parima ja kõige olulisem on see, et lapsel või lastel oleks hea, nad oleks turvaliselt hoitud, armastatud ja kaitstud. Ja ma arvan, et sellega vist piirdub kogu eraeluline küsimus. Pole see kellegi teise asi, vaid katsume kõik oma eludega hakkama saada ja kõik läheb hästi. Seniks aga soovin kõigile õnne, et ka viimaste uuringute järgi kohalike valimiste kontekstis on kõige populaarsem erakond üle Eesti Keskerakond umbes 21% toetusega, mis näitab seda, et Keskerakond on muutunud ja taastanud oma tugevuse rahvaparteina, kes seisab Eesti inimeste eest nii linnades kui maapiirkondades, nii jõukate eest kui ka vaesemate eest, Eesti ettevõtjate eest. Nii et see on ka signaal kõigile inimestele toetajatele, et kohalikel valimistel on iga Eestit armastav inimene oodatud kandideerima kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas selleks, et tõesti näidata praegusele valitsusele ja oravatele, et me ei ole Eesti hävitamisega nõus. Aga selleks tuleb igalühel ka käed külge panna. Lihtsalt sotsiaalmeedias kommenteerimine või vingumine ei aita, vaid tuleb ise panustada, ise pingutada ja töötada ja just nimelt selleks ma palun ka kõigi toetajate abi. Tulge ka teie kohalikel valimistel kandideerima, aidake teha kampaaniat, veenge oma töökaaslasi, oma perekonnaliikmeid, oma naabreid selles, et täna on ainult üks tugev alternatiiv selleks, et Eestit päästa. Selleks on Keskerakond. Ma soovin kõigile ilusat maikuu jätkumist. Me kohtume arvatavasti järgmisel nädalal juba Brüsselist, Euroopa Parlamendist. Seniks aga olge terved, tublid ja taas kohtumiseni.